tulin siia tegelikult ühe kunagise kolleegi kutsel, tema nimi oli Astra Saaliste, me töötasime koos kultuurikeskuses tol ajal ja siis ta ütles, et Keila kool, Keila algkool oli tol ajal, et Keila algkool on nii tore koht ja õpetaja amet on nii vahva. Ja siis ma tulin. See oli aastal 1990. Õpetaja amet oli täiesti uus ja kõik oli uus. Ma ei olnud ju õpetajaks otseselt õppinud, koorijuhiks pigem. Ja ma läksin sinna kooli ja ma nägin neid vot see sama mudilaskoor. Mul jäi suu lahti, nad laulsid nii ilusti. Ja siis ma mõtlesin, et ma tahaksin ka sellise kooriga töötada. Ja üldse, kool oli ju tol ajal ka väiksem, mulle väga meeldis. Noortekoori juhendama sain ma aastast, see oli äkki 2005, kui me noortekoori lõime, kokku kutsusime ja 2006. aastal juba me osalisime Harjumaa laulupeol, mis tol korral toimus Keilas. Meil ei olnud riideid selga panna, aga laulud olid enam-vähem. Mõned poisid olid meil ainult, aga me olime sellegi poolest väga uhked, et me seal käisime. Jah, see oli aastal, ütleme, et 2006 oli see esimene märk siis, kui me Harjumaa laulupeol käisime. Tol korral oli abiks ka Helen Tensbeck. Tema oli kuna ma käisin tol ajal gümnaasiumi majas ainult ühel päeval nädalas, see oli kolmapäevane päev, siis kogu asja ajamine rohkem oli just Heleni õlgadel. Õpilaste kokkuajamine ja proovide sättimine seal ja koordineerimine, et tema oli see asjaajaja, hästi tubli. Kui meie, ma ei teagi nüüd, üleelmine direktor Airiin Saarsoo oli tol ajal direktor, kui me kolisime siia majja. Ja siis tegelikult ma olin siis enamus tunde oli ikkagi algkoolimajas ja suures gümnaasiumimajas olid ainult keskkoolitunnid. Ja siis tolleaegne direktor siis Airiin ütles, et nii Anu, kas lähed algkoolimajja või tuled täielikult siia, vali ise, kas tahad väikesi lapsi õpetada või suuri lapsi. Et niiviisi 2 maja vahet enam ei jookse. Ja siis ma tegin otsuse, et ma tahaksin pigem suurte lastega töötada. Mulle hästi meeldib tegelikult, kui need õpilased on lõpetanud ja nad tulevad nii omaselt sulle juurde, just need õpilased, kes on kooris käinud. Ja mulle tegelikult ka meeldib see, et selle koori teemale hästi palju kuidagi huumoriga suhtutakse, kuna ma ise tean, et ma olen niisugune parajalt pöörane koori tegemisel, et ma ei tee seal erilisi järeleandmisi ja lapsed on selle omaks võtnud. Ja suuremad sellised õnnestumised on kindlasti laulupidudel osalemine ja kõikidest laulupidudest oleme osa võtnud ja siis ka mõned sellised välisreisid Siguldasse ja Pirstonasesse ja Keravale, et need on ka olnud hästi vahvad. Ütleme, et tegelikult tuleb Pirstonase reis tuleb meelde väga selgelt, kuidas ütleme niiviisi, et need on siuksed vahvad noored tavaliselt, kes kooris käivad, et nad jaksavad ilusti kontserdil olla, esineda ja tegelikult nad jaksavad ka öö otsa üleval olla ja pole häda midagi, hommikul on säravad näod peas. Ei, ma ei laulnud kooli ajal üldse kooris. Et see ütleme, et muusikaõpetaja tollel hetkel ei suutnud mind motiveerida kooris käima. Üks asi on kindlasti see, et tegelikult oli ju algkool eraldi, kui mina läksin tööle, oli algkool eraldi kool, eraldi organisatsioon, mitte et ainult eraldi maja, nagu ta praegu on. Ja need olid 2 täiesti erinevat kooli, hästi erinevate tegemistega, erinevate
hoiakutega võib-olla, sest noh, ühes olid ju väikesed lapsed, tillukesed. Et vist tol ajal äkki 5. klassist läksid Suurde-Majja või 4. Alguses. Algkool kui selline oli alguses ju 4-klassiline, kui mina läksin. Ja siis mõne aasta pärast sai ta 6-klassiliseks. No see oli superaeg. Mulle väga meeldis. Jah, siis oli mudilaskoor ja lastekoor oli meil algkoolis ja õpilasi oli ka palju vähem selles ühes väikses majas. Praegu on seal õpilasi oi kui palju. Et ma käin praegu ka seda mudilaskoori sinna tegemas ja noh, loodetavasti see uus maja annab leevendust. Noh, kuna tegemist on ühe ainsa kooliga, siis loomulikult on tal väga suur roll. Et siin koha peal ma ütleksin, et noh, minu nägemus, minu arvates peaks olema Keilas 2 kooli. See nii suur kool ei ole hoomatav isegi. Et mulle hästi meeldiks, et ikkagi see üksikõpilane, kuigi loomulikult õpetajana ma tean ja niiviisi, aga mõnes kohas on tunda seda liiga suurt kooli. Ja alati, kui oleks mitu kooli, siis tegelikult tekiks selline sõbralik, noh, ma loodan, et tekiks sõbralik konkurents, et kus tahetakse kogu aeg paremaks saada, et mõlemad, ütleme, et kui on 2 kooli, et mõlemad tahavad paremaks saada. Et ja mõeldakse selle peale, et kuidas seda saavutada ja nii edasi ja vanematel oleks ka võib-olla mingi valik. Et praegusel juhul on see üks Keila kool ja noh, minu jaoks on ta liiga suur. Aga kui me räägime siin kogukonnast, rollist kogukonnas, siis on väga suur roll, sest noh, ikkagi ütleme, et enamus õpilasi ilmselt tuleb või noh, enamus vist enam mitte, aga väga suur hulk õpilasi peale põhikooliga jääb siia gümnaasiumisse, et ma leian, et põhikool on meil päris tubli kohe, et tegelikult Tallinna koolidki heal meelel võtavad Keila kooli õpilasi vastu. Ja noh, ütleme, et gümnaasiumi õpilaste hulgas on ka väga tublisid. Kõik päris võib-olla ei ole niiviisi, et on orienteeritud ülikooli minema, aga on noh, vähemasti on kõik orienteeritud ikka sellele, et kool ära lõpetada. Inimesi rohkem tööle, just nimelt, et oleks rohkem, võib-olla isegi direktoril võiks olla mitte et õppejuhid, vaid tal võiks olla mingid abid või midagi, et noh, ma näen, et direktor ju võiks olla ka selline oma abilistega, et natukene nagu kooli visiooni või sellist hästi tulevikku vaatamist võiks rohkem olla, aga ma saan aru, et mingil juhul ei jõua lihtsalt, et neid inimesi on nii palju, neid sündmusi on nii palju, et vot sellest jääb nagu vajaka, et kohati ma tunnen, et ei ole nagu noh, ma ei tea, 3-4 sammu ette valmis mõeldud, aga paraku nad ei jõua seda mõelda vist. Ma arvan, et nii on. Et seda ma muudaks, et võtaks rohkem inimesi tööle. Kolleegid, kes mind on hästi aidanud, Peenma Tiia. Algkooli majas ta töötab tegelikult siiamaani, et kui ma kooli tööle tulin, siis mulle tundus ta nii range, nii tark, kõike oskas ja teadis, et ma püüdsin igas nagu hästi teda järgida, et neid nippe omaks võtta ja noh, ja ühel hetkel jõudsin selleni, et tulid ka omad nipid. Aga Tiia oli see, Tiia Peenma, kellest ma hästi eeskuju võtsin. Ma räägiksin paar sõna ka muusikaklasside kohta, et läbi aegade on Keila koolile, ütleme, au ja kuulsust toonud muusikaklasside olemasolu, et ega vabariigis neid kohti palju ei ole, kus on muusikakallakuga klassid.
ja tegelikult need Keila muusikud, enamus nendest muusikutest on ka sirgunud muusikaklassidest. Ja muusikaklassides olid siis tunnid tegelikult rühmatunnid, klass oli pooleks tehtud. Pool klassi oli ühel muusikaõpetajal ja pool klassi oli teisel. See oligi algusaastatel, kui ma läksin algkooli, et mul oli kuskil 12 õpilast tunnis. No see oli nii super, et selline asi üldse võis tol ajal olla, et praegu meenutada on ikka suurepärane. Ja meil oli 4 muusikatundi nädalas. Et siis tõepoolest kõik lapsed, kes seal olid, nad said noodi tundmise selgeks, nad suutsid 6. klassi lõpuks ilusti noodist laulda, mille poole me praegu ka nagu liigume, aga ega selle 1-2 tunniga kahjuks seda noodi lugemist ja laulmist nii selgeks ei ole võimalik saada. Ja aasta-aastalt on neid muusikaklassi tunde ka vähemaks jäänud kahjuks. Ilmselt on siin rahalised võimalused, lihtsalt ei anna rohkem variante. Ja sellest on mul väga kahju, et kõigepealt kadusid rühmatunnid ära, et klass läks ühte ja siis järjest on neid tunde ka vähemaks jäänud. Nii et nüüd on, kui meil on siin 2 tundi nädalas, 5. klassis, 4., siis meil on hea meel ja me oleme täitsa õnnelikud, aga paraku juba 6. on üks ainuke tund, nagu ülejäänud klassidelgi. Et just kui sellest hetkest see muusikatund kaob või muusikakallak kaob ära, kuigi koorilaul ikkagi jääb üheks lisatunniks. Ma sooviksin, et Keila kool jääks ikka kestma ja et ta oleks ikkagi alati sellises muutumises, nagu ta on praegu, ja et see muutumine toimuks paremuse poole ja et jätkuks neid häid õpetajaid, kes oma tööd teevad kõigest hingest ja südamega ja et jätkuks õpilasi, kes hoolega õpivad, aga samas peale õppetunde ka hästi mõnusalt oskavad sisukalt aega veeta ja et need kooliüritused, mis on siin läbi aegade olnud, et need ikka alles jääksid ja et nendele üritustele ka lisa tuleks. Võiks tekkida mingi uus traditsioon, et mis Keila kooli eriliselt iseloomustab. Ja kindlasti ka need Keila koolile, et läbi aegade on siit ju sirgunud väga toredaid lauljaid. Et muusikaõpetajana ma ei saa sellest mööda minna, et neid lauljaid ikka ja jälle tuleks, et meie hulgast ikka neid toredaid muusikuid sirguks.